Miks otsustasite vastu võtta Erametsaliidu tegevjuhi ametikoha? Eks peamine põhjus oli selles, et ühelt poolt tahtsin saada ise sellist huvitavat väljakutset ja senine töö nüüd Erametsaliidu juures on seda ka näidanud, et siin on kuhu areneda ka ise. Aga kindlasti teine asi oli panustada võib-olla oma kogemustega, et olen nüüd ju töötanud Erametsaliidus ka projektijuhina alates selle aasta veebruarist ja on olemas ka selline kogemus rahvusvahelisel tasandil, kui sai viibitud Euroopa Metsaomanike Konföderatsiooni juures mõnda aega. Et eks olegi selline mitme otsaga asi, et ühelt poolt panustada oma kogemustega ja tuua natuke nooruslikku verd sisse ja teisalt pakkuda ka endale väikest väljakutset. Erametsaliidu 3 suurimat väljakutset 2013 ja 2014 aastal. No eks neid eraldi niimoodi väljakutseid on võib-olla natuke raske välja tuua, et 2013-2014 on kindlasti maaelu arengukava seisukohalt väga olulised. Sellest hakkab sõltuma suuresti erametsasektori käekäik kuni aastani 2020. Kindlasti üks väike väljakutse on Erametsaliidu poolt siis see, et peame mõtlema oma organisatsiooni tuleviku peale, et milline Erametsaliit võiks olla 5 aasta pärast, 10 aasta pärast ja seetõttu loodame nüüd lähiaastatel alustada ka sellise pikemaajalise organisatsiooni strateegia või arengukava koostamist, mis siis loodetavasti nendele küsimustele ka vastab. Et eks need ole sellised põhilised punktid ja eks 2013 saab olema ka jahiseaduse mõttes sellise väga kriitilise tähtsusega. Aga need võib-olla olekski sellised esimesed 3, et eks see arengustrateegia, arengukava koostamine on selline läbiv teema kindlasti mõlemal aastal ja seab pikemad eesmärgid siis juba tervele organisatsioonile. Kuidas kulgeb ja mis on hetkel Eesti Erametsaliidu roll maaelu arengukava 2014–2020 erametsanduse peatükkide läbirääkimisel? No, mis puudutab maaelu arengukava, siis Erametsaliit on selles protsessis olnud algusest peale küll kaasatud. Oleme ettevalmistava juhtkomisjoni liikmed ja selle juhtkomisjonis oleme oma seisukohti pidevalt ka esitanud ja kaitsnud. Selle juhtkomisjonis see töö on olnud keeruline, kuna metsasektori pool on seal ikkagi tagasihoidlikult esindatud ja oleme seal, metsarahvas on seal ikkagi vähemuses. Tänase seisuga on olemas maaelu arengukava selgitused, taustainformatsioon, on moodustatud Põllumajandusministeeriumi poolt meetmelehtede töögrupid. Erametsaliit on hetkel ka 6 töögrupi liige. Hetkel need töögrupi kohtumised on käimas. Tervikuna, kui vaadata nüüd, milline on see erametsanduse positsioon tervikuna nendes meetmelehtedes, siis usun, et uues programmiperioodis seda potentsiaali kindlasti on. Eks täna on hetkel kõige palavam teema Natura toetuse tulevik, kas see jätkuvalt jääb maaelu arengukava osaks või ei jää, ilmselt selgub novembri alguses. Et eks me nüüd omalt poolt üritame teha võimalikult palju, et ikkagi maaelu arengukava osaks jääks, kuna vastasel juhul peaks rahastama neid meetmeid riigieelarvest. See ei kõla hetkel väga paljulubavalt,
See tähendab täiendavat iga-aastast tööd selle nimel, et see toetus ka iga aasta rakenduks. Vaadates Euroopa Liidu terviklikku sellist Euroopa Liidu lähenemist, siis Naturat ikkagi nähakse maaelu arengukava osana. Paraku hetkel Põllumajandusministeerium tahaks seda Eesti uuendatavast maaelu arengukavast välja jätta. Aga sellest protsessist kindlasti võtame osa kuni kogu selle pika teekonna lõpuni, kuniks see maaelu arengukava saab kinnitatud. Ja nagu ma enne ütlesin, siis potentsiaal tegelikult uues programmiperioodis on olemas, on mitmeid uusi meetmeid, võimalik, et tuleb mitmeid uusi meetmeid, millega on võimalik siis ka erametsanduse arendamisse täiendavalt raha tuua. Et siin on nüüd siis näha ka üks indikaatorliik, vilt ja sudesammal, mis ei ole ka sugugi tavaline. On ka selline soostunud metsade indikaatorliik. Ja siin mätta peal on näha nüüd siis üks üsnagi selline unikaalne sammal, mille nimi on kolmõõlmaline patsaania. Ja tema on siis elupaiga spetsialist. Ütleme, kui on olemas indikaatorliigid, mida siis vääriselupaigas võiks olla, 3 liiki näiteks ja siin eelnevalt räägitud kuusanublussamblik on indikaatorliik, siis kui sellist sammalt leiate metsas, siis on see koht juba paljalt sellepärast vääriselupaik, sest ta on tegelikult teise kategooria kaitsealune sammal ja ega teda ausalt öelda väga palju metsas ei ole. Ja erametsas ongi see vääriselupaiga säilimise, tagamise või selleks, et vääriselupaik säiliks, selleks peakski olema leping, sest nii kaua kui lepingut ei ole, nii kaua omanik võib teda küll säilitada, aga kui ta tahab ta ikka väga vägisi maha raiuda, siis sinna vastu ka ei saa. Aga kui leping juba on sõlmitud, siis on lepingus juba küll need hüvitise summad ja tingimused kirjas, mis siis juhtub, kui omanik seda lepingut rikub. Ja nii kaua kui leping kestab, nii kaua on vääriselupaik erametsas kaitstud. Et erametsa omanik, miks ta peaks oma vääriselupaika kaitsma? Kui ta on piisavalt selline looduse sõber ja piisavalt teadlik sellest vääriselupaiga väärtusest, siis on tal seda asja lihtsam kaitsta. Tegelikult kaitsma peab vääriselupaika ikkagi selle elukeskkonna pärast ja eraomanik teda selleks peabki kaitsma. Ja kui eraomanik suudab endale selgeks teha, et see vääriselupaik on tõesti selliste liikide, mis majandusmetsas ei ela, sellistele väärtuslik elukeskkond, siis tal on seda vääriselupaika lihtsam kaitsta. Ja kaitsta võib ka muidugi selle lepingu järgse hüvitise saamise eesmärgil, aga see ei ole tihti, ma arvan, et see ei ole selleks kaitse põhjuseks, sest samamoodi selle raha saab kätte, kui see mets, kohe maha raiuda, nii et ja paljud omanikud ei sõlmigi sellepärast lepingut, et see hüvitis makstakse pika aja jooksul, 20 aasta jooksul ja siis tundub see aastane hüvitise summa selline väikene ja lihtsalt jätavad ta niisama ilma lepingut, ütlevad, las ta seisab, eks vaatame, mis saab. Aga et nüüd eraomanik sellest mingit erilist preemiat saaks selle vääriselupaiga kaitsmise eest, ega seda ei ole, et on ikkagi omaniku enda teadlikkus ja pluss siis veel see hüvitis, mis vääriselupaiga eest makstakse. Ja kui omanik nende tingimustega suudab leppida, siis on väga hästi. Inimene, kes väga oma metsa, sellisest
hingeelust suurt midagi ei tea, aga tal on mets sattunud kätte kas pärimise või mis iganes moodi teel, siis selleks, et näiteks teada saada, kas tema metsas on midagi sellist kui vääriselupaik, siis oleks tal kõige mõistlikum pöörduda oma piirkonna piirkondliku metsanduse spetsialisti poole, kes töötavad Keskkonnaametis, sest nende kaudu saab ta kindlasti teada, kas tema metsas on vääriselupaika või ei ole ja siis saab ka teada, mis edasi teha, et kas siis sõlmida kaitseleping ja kuidas see asi toimub. Seda saab teada muidugi ka teistmoodi inimene, kes kasutab näiteks metsaregistri avalikku teenust, saab ka sealt vaadata, kas tema metsas on vääriselupaika, aga kes seda internetti ei kasuta nii väga ja metsaomanikud suhtlevad nad ikkagi nende piirkondlike metsaspetsialistidega ja kui asi huvi pakub, siis nende käest küsida. Ja kui ka asi huvi ei paku ja läheb seal mingiks raieplaaniks ja esitatakse metsateatis, siis metsateatis esitatakse samamoodi piirkondlikule metsaspetsialistile. Ja sel juhul, kui enne omanik ei ole teadlik oma vääriselupaigast ja tahab näiteks seal raiuda, siis ta kindlasti saab metsaspetsialisti käest teada, et seal on vääriselupaik ja saab teada ka nende tingimuste kohta, kuidas seda vääriselupaika on võimalik siis säilitada ja selle eest hüvitist saada ja siis omanik peab otsustama, mis ta siis soovib, kas ta soovib seda kaitsta ja kui ta ikka väga ei soovi, ega siis enne lepingu sõlmimist on tal kõik õigused seal metsas tegutseda. Selleks, et mingisugused arengud edasi planeerida, ükskõik, kas me kasutame seda puiduressurssi soojuse tootmisel, elektri tootmisel, mingisugusel muul moel, eks ju, siis ega meie eesmärk ei ole kindlasti see, et tekitada turul mingid anomaaliad, moonutusi, hakata maksma toetusi või kehtestada toetused või teha ettepanekuid toetuste maksmiseks tasemel, mis tegelikult viivad ahju ka sellise osa puidust, mis ei ole nagu tegelikult väheväärtuslik. Et meil on vaja niisugust mõistlikku sisendit, et teha oma otsuseid kõige paremini. Nii et ma arvan, ja mida ma ka oma ettekande alguses ennem ütlesin, et selline tärkav ja alanud koostöö metsasektoriga, ma arvan, on hästi vajalik selleks, et oma tulevikku paremini planeerida. Sest mis seal salata, metsaressurss on kõige suurem energiaressurss, mida meil tulevikus tõenäoliselt Eestis kasutada on. Et puitenergiaks, miks ka mitte, et puidust võib ka energiat teha, aga puidust saab kindlasti teha ka midagi muud. Ja seni, kuni 2009. aastani ikkagi tehtigi sellest puidust kõigepealt midagi muud ja siis, kui midagi hakkas üle jääma, siis sellest hakati energiat tegema. Et 2006. aastal oli meil üks visioonikonverents ja seal ma tegin ühe ettekande, kus ma siis tulin välja sellise teooriaga, et meie metsavedur ehk siis asi, mis veab puidu metsast välja, on ikkagi saetööstus. Ja see tundus nii põline asi, et ei saagi kunagi teistmoodi olema ja täna ma juba hakkan sellest natukene kahtlema, et tõesti, et energeetika tuleb nii jõuliselt peale, et ilmselt metsaomanikel tekib põhjust hakata metsa raiuma ka siis, kui sealt ei tule ainult palki, vaid et sealt tuleb ka sellist puitu, mida saab energeetikast kasutada. Et kui me nüüd mõtleme, mul on natukene võib-olla pikem mälu metsasektoris toimunu kohta, et kui ütleme siin 20 aastat tagasi meil oli Eestis, raiusime Eestis kokku natukene alla 2 miljoni tihumeetri, vahepeal me raiusime 12 miljonit tihumeetrit, täna me raiume 8 miljonit tihumeetrit, siis põhiliseks selle raiemahu mõjutajaks, võib-olla alguses oli omandi ebaselgus ja nii edasi, aga ikkagi põhiliseks mõjutajaks on see, et kui suur on turutõmme. Täna on turul tõmme, palgi järgi on ta kogu aeg olnud, kord on ta natuke nõrgem, kord on ta tugevam. Ilmselt paberipuu osas on näha, et see tõmme enam ei ole nii tugev, kui ta oli võib-olla 3-4 aastat tagasi. Ja energiapuidu osas on see tõmme nii ja naa, et ei saagi päris täpselt aru, et kas teda nüüd on üle või on teda puudu.
Kui rääkida nüüd metsaomanikega, siis nemad on nagu hädas sellega, et neil oleks sellist puitu, mida energiatootjatele müüa, aga et see müümine on suhteliselt keeruline.